Tere, head Raplamaa ettevõtjad! Mina olen Reelika Leetmaa ja töötan siis juba viimased 2 aastat Eesti Töötukassas, kus minu vastutada on siis Töötukassa analüüsitegevus ja lisaks sellele siis kõik need teenused, mis on seotud töötajate oskuste arendamisega. Sealhulgas siis töötajate koolitamine, meie töötuna registreeritud klientide koolitamine, karjäärinõustamine, koondamistele reageerimine. Ja kui Pirko siin eelnevalt mainis, et tema on eelnevat 15 aastat töötanud avalikus sektoris, siis minuga on tegelikult täpselt vastupidi, et eelnevat 15 aastat olen siis töötanud pigem erasektoris, tegelenud erinevate uuringutega just nimelt tööturu valdkonnas. Nii et liikumist toimub mõlemat pidi ja kindlasti sellest tulenevalt siis liiguvad ka head mõtted ühest sektorist teise. Ja kui rääkida nüüd võib-olla Töötukassast üldisemalt, siis tegelikult ega Töötukassa on selline võib-olla natukene erandlik avaliku sektori asutus. Me oleme oma õiguslikult vormilt avalik-õiguslik asutus ja üheks meie omanikuks olete ju siis ka ettevõtjatena kõik teie, kes te saate siis rääkida Töötukassa tegemistes kaasa meie nõukogu kaudu. Aga nii palju siis sissejuhatuseks ja minul tõesti siis on täna hea meel jagada teiega mõtteid teemal, kuidas töötajaid innovatsiooniks ette valmistada, kuigi siin võib-olla võiks ka filosofeerida selle üle, et kas siis enne on muna või kana, et kas innovatsioon äkki vajab justkui seda, et oleksid väga heade oskuste ja teadmistega töötajad, kes neid muutusi siis eest veaksid ja näeksid, kus me võiksime siis seda innovatsiooni leida. Nii, aga võib-olla sissejuhatuseks siis paar sõna ka Raplamaa tööturust. Kui me nüüd vaatame siis Raplamaa tööturgu, siis tegemist on Eesti mõistes sellise pigem väikese maakonnaga, kus siis hõivatuid on ligi 15 000, töötuid 1500 ja tööturul mitteaktiivseid inimesi, kes on küll tööeas, kuid ei saa siis tööturul osaleda seetõttu, et nad kas õpivad või on pensionil, on meil siis kuskil 3500 Raplamaal. Ja need on siis nüüd Eesti tööjõu-uuringu andmed, aga kui me nüüd vaatame nii-öelda registreeritud töötute arvu ehk neid, kes siis jõuavad meile Töötukassasse ja otsivad tööd siis Töötukassa abiga, siis töötuna oli meil registreeritud augusti lõpu seisuga 724 inimest. Kolmandik nendest oli siis vähenenud töövõimega ja üle pooltel puudus eri- või kutsealane haridus. Ja miks ma sellest võib-olla räägin, siis kindlasti teile kõigile on väga tuttav see teema, et väga raske on leida töötajaid. Me teame, et meil Eestis tööpuudus on suhteliselt madalal tasemel ja töötajate leidmine on tõesti peavalu iga tööandja jaoks. Ja nüüd, kui me vaatame siis seda potentsiaali või seda, keda meil on pakkuda, siis praegu tõesti ja arvestame ka sellega, et mismoodi muutub meie tööturg, mismoodi muutub meie rahvastik, siis tegelikult see sõnum, mis sellest tööturu statistikast tuleb, on ikkagi see, et tööjõud muutub vanemaks, üha rohkem tuleb meil töötada vanemaealiste töötajatega ja kui me praegu tahame töötajaid leida, siis võib-olla seda kasutamata ressurssi leiame me eelkõige siis vähenenud töövõimega inimeste arvelt, leiame noorte lapsevanemate arvelt, kus on meil seda potentsiaali, et hõivemäära tõsta, aga ka siis nende samade vanemaealiste inimeste arvelt. Ja kui me nüüd vaatame siis Rapla maakonna võib-olla nii-öelda tööjõunõudluse struktuuri võrreldes Eesti keskmisega, siis me näeme, et töötajate osakaal Raplamaal on Eesti keskmisega võrreldes mõnevõrra suurem põllumajanduses, ehituses ja töötlevas tööstuses.
Kuid loomulikult Eesti on niivõrd väike riik, et võib-olla siin me ei saa rääkida sellisest otseselt maakonna tööturust, me ikkagi oleme seotud väga tugevalt ka teiste piirkondadega, eriti Raplamaa, mis on ju Tallinnale väga lähedal. Nii, aga kui ma lähen edasi, siis ka meie Töötukassas tahame olla innovatiivsed, leida uusi mõtteid, uusi ideid ja üheks meie siis selliseks uudseks võimaluseks on siis nii-öelda uued töötajatele mõeldud teenused. Kui tavapäraselt ollakse siis harjunud sellega, et Töötukassa, nagu ka nimi ütleb, tegeleb siis valdavalt töötuks jäänud klientidega või inimestega, pakub neile siis tuge selle töötusperioodi ajal, kas siis hüvitiste näol või siis pakkudes erinevaid teenuseid, et inimesed kiiremini töö leiaks, siis nüüd tõesti alates 1. maist on meil siis uued võimalused, me kutsume siis seda nii-öelda töötaja õpiprogrammiks ja selle programmi raames on meil siis võimalik pakkuda teenuseid ka töötajatele, aga ka tööandjatele oma töötajate koolitamiseks. Ja võib-olla kui rääkida natukene selle programmi ideest, miks või kust selline idee üldse välja kasvas, siis selle taga tegelikult oligi Eesti tööturu olukord. Me ju teame, nagu ma juba ka enne mainisin, et töötajate arv väheneb, meil rahvastik väheneb ja eriti jõudsalt siis väheneb tööealiste inimeste arv. Ja kuidas siis ikkagi leida töötajaid juurde, siis kindlasti üks võimalus on see, et tuua siis tööturule kõik need, kes täna meil mingil põhjusel ei tööta, kuid kindlasti teine võimalus on see, et püüda siis teha olemasolevate inimestega ära rohkem tööd, ehk siis tõsta tööd tootlikkust ja tõsta produktiivsust. Ja selle üheks eelduseks on siis kindlasti töötajate paremad oskused, mistõttu siis sündiski Töötukassa nõukogus selline otsus, et me peaksime investeerima siis rohkem just nimelt töötajate oskuste arendamisse. Ja mil viisil me seda siis teeme? Töötaja õpipaketis on meil siis 3 erinevat võimalust, mis on mõeldud töötajatele ja tööandjatele on siis 2 erinevat võimalust, kuidas siis toetada töötajate oskuste arendamist. Ja täna ma eelkõige siis räägiksin nendest võimalustest, mis on siis mõeldud töötajatele, ehk siis koolitustoetus töötajate värbamiseks ja koolitustoetus muutuste olukorras. Ja selle koolitustoetuse ideeks oli just esmajärjekorras see, et anda siis tööandjatele võimalus nii-öelda võib-olla laiemalt, kui siis öeldakse, toetada nii-öelda majanduse struktuurimuutusi, toetada töötajate liikumist siis nii-öelda kahanevatest sektoritest kasvavatesse sektoritesse just seeläbi, et anda siis tööandjatele võimalust investeerida, otsida endale sobivaid töötajaid ja koolitada nad siis enda vajadustele vastavalt välja. See on siis töötajate koolitustoetus töötajate värbamiseks. Ja koolitustoetus töötajate arendamiseks muutuste olukorras, selle idee siis oligi esmajoones see, et pakkuda siis tööandjatele ja ka töötajatele tuge olukorras, kus ettevõttes toimuvad mingisugused muudatused, näiteks võetakse kasutusele uus tehnoloogia ja sellest tulenevalt on siis vaja ka töötajate oskusi täiendada, parandada. Natukene paar sõna siis ka täpsemalt koolitustoetuse ideest. Nagu ma enne mainisin, siis alates 1. maist on siis tööandjatel võimalik taotleda Töötukassalt koolitustoetust, kas siis töötajate värbamiseks või koolitamiseks muutuste olukorraks. Eelkõige siis taotlejaks saavad olla kas eraõiguslikud juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad tööandjana ja ka kohaliku omavalitsuse üksuse asutused.
Toetame eelkõige pikemaajalisi koolitusi, et see koolituse maht peaks siis olema vähemalt 80 akadeemilist tundi, ehk me ei toeta selliseid võib-olla lühiajalisi 1-2 päevaseid konverentsidel, seminaridel osalemisi, kuivõrd selles osas me siis leiame, et ka tööandjal endal on vastutus oma töötajate koolitamise eest ja paljud tööandjad seda ka teevad, nii et see vajadus eelkõige võiks tekkida juhul, kui tegemist on tõesti selliste pikkade põhjalike koolitustega. Nii. Ja milliseid kulusid ja kui palju me hüvitame? Hüvitame koolituskulu, hüvitame siis koolitusel osalemisega seotud sõidukulud ja ka palgakulu tunni töötasu alammääras selle aja eest, mil siis töötaja osaleb koolitusel. Ja üldjuhul hüvitame koolituse summast kuni poole, kuid teatud juhtudel, kui siis koolitatavate hulgas on selliseid tööturul haavatavamas olukorras olevaid inimesi, siis võib see hüvitamise määr olla ka kõrgem. Ehk siis, kui teistpidi öelda, siis alati ka tööandjal on selle töötajate koolitusse investeerimisel oma osalus. Nüüd võib-olla mis siis eristab neid kahte värbamise olukorda ja muutuste olukorda, siis koolitustoetus värbamise olukorras on just mõeldud toetamaks siis selliseid ettevõtteid töötajate värbamisel ametitesse, mille järele on siis tööturul tulevikus suurem vajadus. Ja kuidas me seda teame, sellest siis ma räägin hetke pärast ka pikemalt. Ja toetuse andmiseks või saamiseks või taotlemiseks siis tuleks tööandjal kõigepealt otsida Töötukassa kaudu sobivaid kandidaate, kui ta neid meie abiga ei leia, saab ta valida ise omal viisil endale sobivad kandidaadid, kellega ta soovib siis töösuhtesse astuda ja taotleda koolitustoetust nende väljaõpetamiseks. Nüüd muutuste olukorras koolitustoetuse taotlemist toetame me 3 juhul. Esiteks siis, kui ettevõte korraldab ümber oma majandustegevust, võtab kasutusele uue tehnoloogia või siis uuenevad kvalifikatsiooninõuded. Ehk siis see vedav jõud peab olema mingi ettevõttes toimuv muutus. Ja sellel juhul siis peab olema ettevõte panustanud ka töötuskindlustussüsteemi ehk siis maksnud töötuskindlustusmakseid. Need on võib-olla sellised olulisemad märksõnad selle koolitustoetuse juures. Ja nüüd, kui siis rääkida sellest, kuidas me siis teame, mis on need tulevikuvaldkonnad, kuhu tulevikus on töötajaid juurde vaja, siis selles osas on meil abiks tööjõuvajaduse uuringud, kui nüüd võib-olla põgusalt rääkida paari sõnaga üleüldse, et kuidas siis seda tuleviku tööjõuvajadust prognoositakse, siis neid võimalusi on erinevaid ja ka Eestis kasutatakse erinevaid metoodikaid, siis meie oleme oma selle programmi sidunud Kutsekoja poolt tehtavate tööjõuvajaduse uuringutega, mis siis vaatavad 10 aastat ette ja püüavad siis igas majandusvaldkonnas leida üles need põhikutsealad, kus meil tulevikus töötajaid rohkem juurde on vaja. Ja tänaseks on siis Kutsekoja eestvedamisel valminud 8 tööjõuvajaduse uuringut ja kohe on siis ka valmimas veel 3 uuringut, ehk siis mis Raplamaa ettevõtjatele võiks siis eriti huvitav olla, on just see, et valmimas on siis uuringud põllumajanduse toiduainete tööstuses ja ka ehituses ja transpordis ja logistikas. Ja võib-olla kui nüüd siis tulla tagasi veel kord nende uuringute juurde, siis just eile osalesingi siis ka Kutsekoja poolt siis sellisel nende 3 uue uuringu eeltutvustusel, kus ka siis oli juttu just nimelt transpordivaldkonna uuringutest ja tõesti siis ka OSKA valdkonna sellised valdkondlikud transpordivaldkonna eksperdid kinnitasid,
et selliste isejuhitavate autode turule jõudmiseni läheb ikkagi veel aega, lähema 10 aasta perspektiivis see transpordivaldkonna tööjõuvajadust mõjutama ei hakka, aga mida ka siis öeldi, et tõenäoliselt enne jõuavad turule isejuhitavad laevad. Et see tehnoloogia olevat siis transpordivaldkonna ekspertide hinnangul kiiremini arenenud. Nii, aga võib-olla teile ka üks näide taustaks, kuidas me jõuame selleni, et missugused on siis igas valdkonnas need nii-öelda toetatavad põhikutsealad, siis no näiteks kõigepealt igas selles OSKA valdkonna uuringus, siis siin on siis toodud metsanduse oskustööliste näide kõigepealt. Näiteks metsanduses siis on eksperdid ära defineerinud metsanduse oskustööliste põhikutsealad. Neid on siis siin ühtekokku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Omakorda nendest põhikutsealadest on siis välja valitud sellised, mis on siis nii-öelda kasvava tööjõu vajadusega põhikutsealad. Kõigil kasvava tööjõu vajadusega põhikutsealadel, aga praegu ei pruugi olla seda olukorda, et siin oleks vaja siis töötajaid juurde. Meie võtame siis nendest kasvava tööjõu vajadusega põhikutsealadest välja just need, kus me juba näeme, et täna on tööjõupuudus, kus siis haridussüsteem ei tooda meile piisavalt töötajaid ja nendel põhikutsealadel siis õppimist või siis ka nendele põhikutsealadele värbamist me siis ka oma tööta ja õpiprogrammis toetame. Nüüd siin on üks erand, et kui nüüd ettevõtted, kes tegutsevad valdkonnas, kus seda OSKA uuringut ei ole veel toimunud, võiks kohe mõelda, et neile justkui ei ole sellest töötaja õpiprogrammist midagi kasu, nemad seda värbamistoetust kasutada ei saa, siis tegelikult nüansiks on siin see, et OSKA uuringutes siis on ka üks selline uuring, mis on tehtud üle majandusvaldkondade ja see on siis tehtud IKT, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektoris, ehk siis me toetame siis ka kõiki neid ametikohti, mis on seotud info- ja kommunikatsiooni oskustega erinevates majandusvaldkondades. Et kui on vaja siis näiteks süsteemiarhitekti, IT-arendajat metsanduses või siis toiduainete tööstuses, siis ka see on üks põhikutseala, millele värbamist me oma koolitustoetusega toetame. Mul siin slaididel on näiteid ka mitmest teisest valdkonnast, kuid ma jätaksin need praegu vahele, ma usun, et osalejad saavad hiljem need slaidid, nii et kellel on huvi, siis saab ka täpsemalt neid ise uurida. Aga paari sõnaga võib-olla rääkiksin siis ka senisest kogemusest, mis meil siis tööandja koolitustoetuse osas on. Ma ei tea, slaid on küll, võib-olla ei ole hästi nähtav, siis ärgem laske ennast sellel segada. Ma lihtsalt püüan siis paar huvitavamat näidet siit välja tuua. Oleme seni alates siis maikuust saanud tööandjatelt 30 taotlust ja jõudnud siis ka 8 nii-öelda positiivse kogemuseni ja kokku siis oleme toetanud 29 inimese koolitamist. Tõesti, see praegu on pigem selline nii-öelda algusspurt on olnud aeglane. Me loodame, et me saame rohkem taotlusi ja saame siis nagu jõudsamalt ka tööandjaid toetada. Aga mida siis, missugust sorti koolitusi oleme saanud toetada, siis näiteks kui me nüüd räägime innovatsioonist, siis võib-olla kõige rohkem sellega on seotud need olukorrad, kus tööandja on võtnud siis kasutusele uue tehnoloogia ja sellest tulenevalt on siis tekkinud vajadus oma töötajaid koolitada. Võib-olla kõige mahukam selline investeering on siis meil olnud ühes konteinerterminalis, kus siis võeti kasutusele konteinerkraanad, mida siis
see on siis, oli uus tehnoloogia ja tööandja siis pidi koolitama oma töötajad välja nendel kraanadel töötamiseks. Ja see oli võib-olla selles mõttes ka huvitav näide, et sellist koolitust kuskil Eestis ei pakuta, nii et koolitajaks oli tegelikult Eestist väljaspool asuv koolitaja. Aga oleme toetanud ka siis keevitajate koolitamist, kui on kasutusele võetud uus keevitustehnoloogia ja ka siis nii-öelda uue 3D konstrueerimis- ja automatiseerimistarkvara kasutusele võtmist metallitööstuses. Nii et need võib-olla on sellised huvitavamad uue tehnoloogia kasutuselevõtuga seotud näited. Teine võib-olla suurem ehk kõige suurem osa nendest taotlustest on olnud siis seotud töötajatele seatud kvalifikatsiooninõuete muutusega ja eelkõige me siis toetame selliseid kvalifikatsiooninõuete muutusi, mis on seotud siis kas erinevatest seadustest tulenevate muutustega või siis näiteks standardist tulenevate muutustega. Näiteks võib siin tuua, et kui ehitusseadustikus muutusid projekteerimistööde teostamiseks pädevale isikule esitatavad nõuded, siis me toetasime inimese või siis töötaja ehitusinseneri 7. taseme kutsetunnistuse omandamiseks vajaliku koolituse läbimist. Aga võib-olla see kogemus selles mõttes on õpetanud meile seda, et tegelikult need majandusvaldkonnad on väga erinevad ja praktiliselt igal juhul, iga taotluse puhul oleme me pidanud siis kaasama sinna otsustusprotsessi ka eksperte, kas siis nii-öelda valdkonda hästi tundvate asjatundjate poolt või siis ka koolitajate poolt. Nii et kui kellelgi on veel siis nii-öelda suuremat huvi selle meie koolitustoetuse vastu või siis töötaja õpi teiste teenuste vastu, siis kindlasti olete teretulnud lugema lisa meie koduleheküljelt. Aga mina sellega ka lõpetaksin oma jutu ja soovin siis kõigile head investeerimist töötajate oskustesse. Aitäh!